Jaa, see on nagu muidugi. Me ikkagi, oleme, võtame tõsiselt. Ei, no kui juba, siis juba. Jah. Nii, aga... Jaa. Ma ei ole selles mõttes väga palju midagi otseselt ette valistama, lihtsalt tuleb nagu klaasi. Jaa, aga ega... Ma üritan anda endast parima. Ega see on küsijates kinni, ma tahaks midagi öelda. Saame hakkama. Blablabla. Nii, Kristel, tere tulemast meie podcasti. Väga tore siin olla, aitäh. Aga teemegi kohe sellise sissejuhatuse siia, et mina isiklikult sind tean natukene, võib-olla rohkem kui Imbi ja meie mõni kuulaja, aga räägi meile, kes on Kristel ja millega ta siis täpselt tegeleb? Ma arvan, et selle esimese küsimuse osa ma jätan vist täna vastamata, äkki tuleme selle juurde mõni teine kord, et kes ma olen, on nii lai küsimus, et siin võib minna väga filosoofiliseks ja teades, et meil on siin piiratud aeg täna, siis ei plaani vist 3-tunnist persoonilugu teha, nii et jätame selle seekord kõrvale, kes ma nii-öelda inimesena olen, aga eks olgem ausad, ega see töö ka ikkagi reflekteerib ja ütleb midagi inimese kohta, ma arvan, et muidu ma seda tööd ei teeks. Nii et ma töötan siis spordi- ja soorituspsühholoogina ja olen seda teinud nüüd siis juba natukene üle 10 aasta. Ja siis, kui mina seda, tegelikult mul oli, ma jällegi üritan selle loo hästi lühidalt teha, aga see ei olnud mul üldse mingisugune selline pikk nüüd unistus, et ma kindlasti tahan saada spordipsühholoogiks, absoluutselt mitte. Ma olin tegelikult täiesti kindel, et ma ei lähe spordimaailmasse, sest ma olin ise olnud kunagi sportlane. Ja siis ma mõtlesingi, et psühholoogiat ma lähen õppima ja kindlasti mitte midagi sellist, mis on seotud kuidagi spordimaailmaga. Mul oli plaan minna kas neuropsühholoogiasse või kliinilisse psühholoogiasse või et ikka hästi kaugele saaks sellest spordimaailmast. Aga siis elu läks niiviisi, et jõudsin läbi tolleaegse minu spordi, mis oli rannavolle, jõudsin siis üldse Soome ja Soomes ma mängisin küll saalivõrkpalli, aga seal lähedal oli siis üks ülikool ja kuna ma teadsin, et ma ei ole kunagi selline, kes teeks ainult sporti 100%, et siis ma tahtsin midagi õppida ka. Ja üllatust, see oli väga hea spordiülikool ja seal oli spordipsühholoogia, rahvusvaheline programm ja niimoodi ma sinna sattusin. Ja siis esimest korda pärast, eks on loomulik, et bakalaureus on ikka selline üsna teoreetiline, aga teooria oli ka põnev, aga mul jäi alati nagu sellest praktikast puudu ja mõtlesin, et äkki ikka see psühholoogia ei ole päris nagu minu teema. Ja siis ma seal magistriõppes nägin, et tegelikult see on ikka väga praktiline, mida saab kõike teha. Ja niimoodi siis ma armusin sellesse spordipsühholoogia maailmasse ära ja siis ma hakkasin fännama teadusartiklite lugemist ja raamatutesse süvenemist ja kõike seda ja mul oli muidugi lihtsalt ka hästi kihvt seltskond. Et see oli mulle alati hästi ka on olnud läbi elu oluline, et see annab palju juurde ja niimoodi siis läks, et ma lõpetasin seal selle spordi osa kiiresti ära, lihtsalt järjest tulid vigastused ja ma sain aru, et see profisaali võrkpall ei ole ikka absoluutselt mitte minu jaoks ja siis ma läksin puhtalt õppimise peale ja niimoodi siis ma hakkasingi Soomes magistriõppele keskenduma ja sealt tulid kõik väliskonverentsid ja siis ma nägin seda laia maailma, et mis mul hakkas õudselt meeldima, oligi see avatus, spordipsühholoogia maailma avatus ja just rahvusvahelisel tasandil. Et see olnud üldse selline, et me hoiame omale ja me midagi ei jaga ja mind hästi paelus see, et kõik olid valmis jagama, ükskõik kes, kui kaua nad töötanud on, need samad inimesed, keda sa loed teadusartiklitest ja õpikutest ja raamatutest, nemad olid valmis suga rääkima. Et see oli väga lahe minu jaoks ja siis niimoodi ta läks, siis ma lõpetasin selle ära ja siis ma töötasin veel aasta aega tegelikult üldse treenerina ja esimese nii-öelda professionaalse aasta ma tegin üldse tegelikult lektorina Tartu Ülikoolis kunagi, aga see ei olnud ka päris minu valdkond, ma olin ikka rohkem praktik. Ja siis ma käisin niimoodi aasta aega tegelikult üldse välismaalt nädalavahetusi tegemas, kus ma tegin siis mõne tiimiga, tegin koostööd juba ja tegime treenerite koolitusi oma kolleegiga. See on ka täiesti eraldi jutt, kuidas me temaga kokku saime, aga see ei ole nii tähtis täna. Ja siis me tegime oma firma lihtsalt ja hakkasime Eestis ikkagi tegema ja siis oli täitsa juhuslikult, selle väikse killu ma pean ikkagi rääkima, et ma olin tegelikult juba suht kindel, et ma lähen Skandinaaviasse, et seal ma tegin oma treeneritööd ja tegin spordipsühholoogi tööd mingil määral ja siis mõtlesingi, et et huvitav, mida Audentases tehakse. Et kuna ma ise ei olnud noorsportlasena seal käinud, aga ma olin seal koondisega olnud. Ja siis mõtlesin, seal raudselt on keegi inimene, kes teeb spordipsühholoogiat, see on ebaloogiline, et seal kedagi ei ole ja niimoodi ma siis sinna läksin, et
et kirjutasin sinna kirja ja mõtlesin, kellele ma ikka kirjutan, muidugi kirjutan ju direktorile, kellele siis veel. Ja kirjutasin ja tuli välja, et tegelikult neil ei ole kedagi, kes midagi teeks. Aga siis, kuna direktor juhuslikult Priit Tilver, ja ma töötan siiamaani Audentses ka, siis ma võin seda mainida, ma arvan, et ta ei pahanda, et ma seda lugu ka räägin, tema oli olnud Ameerikas see student athlete ja seal oli ju spordipsühholoogia väga tavaline osa. Ja eks tal oli kuskil kuklas alati see, et see on kasulik asi ja nii ja naa, ja siis lihtsalt läksin põhimõtteliselt juttu rääkima nendega, et rääkida, et mis võiks olla mõned nagu süsteemsed spordipsühholoogia rakendamisviisid, ja neil hakkas see mõte meeldima ja siis mõtlesime, et teeme pilootaasta, et vaatame lihtsalt, et kuidas see nagu läheb, ja sellest pilootaastast on siis saanud nüüd see aeg, mis ma olen kõik Eestis olnud. Ehk siis andsin aasta, et vaatan, et kas Eesti elu mulle toimib või mitte, ja siis nüüd ma sinna niimoodi jäin. Siiani piloteerid, jah? Jah, nii et siiamaani piloteerin täpselt, aga tegelikult on see ka tõsi, sest ma tõesti olen selline, kellele siiamaani töös väga meeldib teha süsteemseid nii-öelda pilootprojekte, kuna ma usun väga sellesse, et tuleb süsteemselt asjad läbi mõelda, lisaks ühele tööle ma töötan päris palju just selliste projektidega, mis siis kas kaasavad treenereid või alaliite või siis samamoodi Audentes terve organisatsioonina, siis selliste pilootprojektide tegemine mulle siiamaani meeldib. Et mõelda süsteemselt mingi pikaajalisem plaan välja, katsetada seda, analüüsida ja siis vaadata, mida saaks paremini teha. Et see on asi, mis mind endiselt paelub ja see ongi võib-olla ka see, nüüd ma jõuan selle küsimuse tegeliku osani, et millega ma siis tegelikult tegelen, et jah, üks mu põhitöökohti on Audentese spordigümnaasiumis, kus ma tegelen siis spordipsühholoogi tööga kui ka siis organisatsiooni arendamisega, ja hästi palju tegelikult rõhku lähebki just sellele, et kuidas seda keskkonda paremaks teha, sealhulgas siis koostöö treenerite ja õpetajate vahel ja treeneritel omavahel. Muidugi teen ka üks-ühele tööd õppursportlastega, aga seda on väga vähe. Pigem on see väiksem osa kui see, mis on kõik muu selle ümber. Ja siis, kuna Audentesega on seotud väga paljud alaliidud, siis ma teen ka koostööd alaliitudega. Nüüd teeme koostööd oma kolleegidega ka EOK-ga, et pakume ka Team Estonia sportlastele süsteemset sellist spordipsühholoogi tuge ja teeme Team Estonia noorsportlastega sellist spordipsühholoogia sisse juhatavat programmi nüüd esimest aastat. Ja tegelikult natuke töötan ka organisatsioonide vaimse tervise toetamise suunal. Seda ma teen Audenteses ja tegelikult natukene proovime seda teha ka koostöös peaasjadega siis väljaspoole. Et tegelikult selline võrdlemisi lai ja nagu mulle meeldivad sellised asjad ka ja ma ise olen hästi suur podcastide fänn, siis me teeme Audenteses podcasti, et ka nagu jõuda nii-öelda natukene laiemalt selliste vaimseid oskuseid ja inimeseks olemist puudutavate teemadega kuulajateni ja seda nii-öelda teadlikustamistööd siis lihtsalt teha. Ja natukene teen ka, teadus on võib-olla palju öeldud, aga ütleme, kirjutan teadusmaailmas pisut ka, kuna ma lõpetasin oma doktoritöö, aga sihukest akadeemilist nii-öelda seost mul hetkel ei ole, et mõne ülikooli juures ma ei tööta, aga see maailm endiselt huvitab mind, et sellepärast mulle ka kirjutada meeldib aeg-ajalt, et see jälle paneb sind süvenema sellesse teaduskirjandusse ja uuesti jälle sinna ära kaduma ja siis ma jälle avastan, et et peaks nagu lugemisest jõudma kirjutamiseni ka ja nii et ühesõnaga jah, hästi lai on tegelikult see maailm ja ma arvan, et sellepärast mulle ka see väga meeldib, et on kõike ja muidugi üks-ühele töö on ka asi, mida ma alati nagu väga hindan ja mulle väga meeldib, et see on asi, millesse ma endiselt proovin panustada nii palju, kui aega jääb põhimõtteliselt, jah. Pikk vastus, nagu ma ütlesin, ma kipun vastama pikalt, nii et te peate ise näpu põsti tõstma, et nüüd on aeg vait jääda. Väga kaunis. Aga ma tulen korraks selle pika vastuse alguse juurde tagasi, et sa ütlesid, et sa õppisid Soomes. Et kas minu luureandmed vastavad tõele, et Eestis on tegelikult ainult 3 spordipsühholoogi? Et kui see on, siis miks see nii on? Tahate turgu endale hoida, monopool kindel või miks see tegelikult nii on? No kindlasti seda nii-öelda võitluslikkust meie maailmas eriti ei ole, nagu ma ütlesin ka, et Eestis on meid tõesti vähe, meil on nüüd, kuna me tegime paar aastat tagasi, minust oli see aasta 2019, kus me tegime ka ametliku spordipsühholoogi kutse, kuna enne ta ei olnud reguleeritud, siis nüüd on ta täitsa ametlikult psühholoogide liidu all olev nii-öelda kutse, ta on kutseregistris täitsa olemas ja selle järgi tunnistan ausalt ka mina olin küll selles kutse loomise protsessis sees, aga kõige muu kõrvalt jõudsin selle taotlemiseni sellel aastal, mis tähendab seda, et kas see oli nüüd selle aasta algus või eelmise aasta lõpp, tegelikult ei olegi vahet, ühesõnaga hiljuti. Nii et nüüd saan ennast siis ametlikult nimetada spordipsühholoogiks koos siis 3 kolleegiga.
vabandust, 4, nii et kokku on meid siis 5, kes on tegelikult nii-öelda ametlikult spordipsühholoogi kutsega. On küll inimesi veel, kes on omandanud spordipsühholoogia hariduse ja töötavad spordipsühholoogia konsultantidena, aga nad ei saa, ütleme otseselt öelda, et nad oleksid spordipsühholoogid. Ja kindlasti ma küll ei tea, tunnistan ausalt, ma ei ole jõudnud sellega tegeleda, et uurida, kuidas ja kas on ka selliseid, kes nimetavad ennast spordipsühholoogiks, aga tegelikult teevad midagi täiesti teist. Ma arvan, et neid on, aga lihtsalt ei ole endal jäänud selleks energiat, et kuidagi nagu neid kuidagi nii-öelda trackida või üles leida, ja siis on muidugi see kõik see coachingu maailm, mis on täitsa jälle omamoodi maailm, et on väga tegelikult erinevaid, et selles suhtes aga ametlikult spordipsühholooge on tõesti 5. Küll aga me teame oma nii-öelda ringis, kuna meid on ju vähe ja me üksteist kõiki teame, kes nagu tegelikult teevad täitsa haridusliku taustaga head tööd ja osad neist ei ole veel jõudnud kutset taodelda, loodetavasti nad seda lähiajal nüüd teevad ka, aga paar tükki on ka selliseid, kes on siis hariduse omandanud jällegi välismaalstest, aga Aave Hannus, kes on siis ka üks spordipsühholoog, tema teeb Tartus nüüd magistriõppet, esimene lõpetaja oli tal nüüd just vist. Nii-öelda saab Tartus tegelikult nüüd õppida esimest korda psühholoogias ka magistriõppes spordipsühholoogiks. Wow. Seda lihtsalt varem ei olnudki, nii et nüüd seda saab teha, nii et, ja huvi selle vastu on ka kasvanud, nii et loodetavasti tuleb neid nüüd juurde. Ja esimene lõpetaja oligi, et nüüd vist 2 tükki õpivad veel. Ikkagi väike arv. Praegu on see väga väike, nii et selles suhtes kindlasti hetkel oleme faasis, kus ongi see nõudlus suurem, kui me jõuame tegelikult pakkuda. Et kahjuks olukord selline hetkel on, aga selle suunal tehakse ka tööd, et oleks neid rohkem neid inimesi. Mul on sulle üks raske ülesanne nüüd. Nii. Kui on, ütleme, kirjelda ühe lausega, ma saan aru, et meeletu pikk põhimlause, aga niimoodi võhikule, et millega üldse siis, tema kuuleb mingi spordipsühholoog, et millega üldse spordipsühholoog siis tegelikult tegeleb? No sellele võib vastata väga erinevalt. Ma lihtsalt ütlen selle juba alguses ära, sest sellele võib vastata väga nagu keeruliselt ja akadeemiliselt ja defineerides ja sellele võib vastata ka lihtsas keeles. Küsib, et selles mõttes, kes ei loe võib-olla teadusartikleid ja tahab teada lihtsalt niimoodi üldpilti saada. No põhimõtteliselt võiks öelda, lihtsas keeles on spordipsühholoog keegi, kes teeb koostööd inimesega või siis tiimidega või organisatsioonidega selle suunal, et toetada enesearengut, terviklikku enesearengut ja sooritust. Väga lihtsas keeles. Ja terviklik inimese areng tähendab siis seda, et sa arendad mitmekülgseid vaimseid oskuseid, selleks, et lihtsalt inimesena nii-öelda paremini toimida oma elus niiviisi, nagu sa tahad ja oma eesmärkide nimel. Olgu selleks siis tegelikult sportlikud või mittesportlikud, et mul on ka olnud nii-öelda tavainimesi, kes tahavad lihtsalt ennast arendada mitmekülgselt ja nii et hästi lihtsas keeles on see midagi sellist. Aga kes üldse võiksid spordipsühholoogi poole pöörduda või millal, et siis kui on täiesti see madal punkt juba käes või et millal see õige hetk oleks? Kuna tegemist on oskuste arendamisega, siis see on täpselt samamoodi oskuste arendamine nagu iga teine, mis tähendab seda, et kui sul on juba seis jama, sa pead lihtsalt ikkagi arvestama sellega, et see jama olukord ei lahene nüüd hästi kiiresti. Et nende oskuste arendamine on sammuhaaval protsess ja võtab aega. Nii et kindlasti ma loodan, et inimesed jõuavad enne spordipsühholoogi juurde, eriti kui nad töötavad sooritusvaldkonnas ja eriti kõrgsooritusmaailmas, milleks on siis näiteks tippsport, eks ole, või saavutussport või ka tegelikult tipporganisatsioonid. Et kui seal kipub ikka olema see, et me tahaks justkui näha tulemust hästi kiiresti, aga spordipsühholoogiasse ei käi kiiresti. Et selles suhtes oleks hea, kui see inimene jõuaks ikkagi juba enne sinna, et ma tunnen, et ma tahan enda vaimseid oskuseid arendada, sest selle taha nagu justkui midagi jääb veel minu soorituses ja minu nii-öelda arengus ja miks mitte ka minu heaolus, et mina hästi palju rõhutan seda, et tegelikult heaolu ja sooritus käivad käsi käes, ei saa olla ühte ilma teiseta. Et kui sa tuled sooritusküsimustega, siis me ikkagi tegeleme sinu kui tervikliku inimesega, sest ei ole mõtet ehitada mingisuguseid detailseid sooritusoskuseid üles baasile, mis väga kõigub. Et selles suhtes ikkagi võiks jõuda varem. Nii et ma arvan, ja see ei pea olema isegi siis, kui sa tunned, et sind midagi nagu otseselt häirib. Et tegelikult eriti sooritusvaldkonnas on väga palju asju, mida saad arendada selleks, et oma sooritust parendada. See ei pea isegi olema see, et sul on probleem. Aga eks enamasti ikkagi kipub olema nii, et mingisugused asjad justkui jäävad ette selleks, et oma nagu optimaalset sooritust siis selles õiges hetkes funktsioneerima panna.
Nii et jah, enamasti nad tulevad siis, aga võiks jõuda varem ja ma pean ütlema jälle positiivse nurga alt, et on neid üha rohkem, kes tulevad juba huviga lihtsalt arendada ja on ka just võistkondi, kes tunnevad näiteks, et tahaks lihtsalt võistkonnal, et meil oleks see tugi olemas, tahaks tiimi arendada, tahaks seda kommunikatsiooni arendada, tuua neid teemasid vaikselt sisse, et seda on ka. Ja seda on tulnud jälle juurde. Ja ka alaliite kiidan, et mõned alaliitud on, kes tahavad oma organisatsiooni arendada, et arendada treenereid ja arendada tervet seda toimimist, et näiteks talentide arengut paremini toetada, et tegelikult see järjest nagu areneb. Nii et selles suhtes ma ei ole üldse mitte negatiivselt meelestatud, ma ütleks, et see ainult läheb nagu paremaks, et inimeste teadlikkus tõuseb ja tahetakse teha ka arendustööd, mitte parendustööd ainult. Et selles suhtes, jah. See ei olnud ühe lauseline vastus. Ei olnud jah, aga annan andeks selles mõttes. Et kõik uus on natuke nagu hirmuäratav ja võõras alguses, et kui noor mängija tahaks tulla siis spordipsühholoogi juurde, et mitte nüüd jällegi täiesti detailidesse laskuda, aga mis teda nagu ees ootab, et kliiniline ruum, Heida pikali, mis su lapsepõlves juhtus, lihtsalt nagu, mis ootab sellist sportlast ees, kui ta pöördub sinu poole? No enamasti on olukorra kaardistus, esimene samm. Olukorra juhtumi kaardistus, mis tähendab siis seda, et kaardistatakse ära esimene nii-öelda eesmärk, miks üldse see inimene tahab tegelikult spordipsühholoogiga koostööd teha ja mitte see, mida keegi teine arvab, et tema spordipsühholoogiga koostöö eesmärk võiks olla, vaid mida tema ise arvab. Et mis võiks olla kasutegur, mida ta tegelikult sellest koostööst näha tahab. Ükskõik, mis see siis tema jaoks parasjagu on ja siis kaardistatakse ära päris põhjalikult tema taust. Millised on tema varasemad kogemused, mis on mõned mustrid, mis on tema puhul sellised automaatsed, mis näiteks praegu teda eriti ei toida enam, ei aita kaasa tema sooritusele ega arengule. Kaardistatakse ära põhiliselt sellised murekohad, pingelised kohad, mis tema jaoks on rasked, kindlasti ka erinevad sellised mõttemustrid, mis ei pruugi võib-olla väga funktsionaalsed olla, käitumismustrid samamoodi jälle terviklik taust, et milline on tema, toetusring, milline on tema keskkond, kus ta igapäevaselt töötab, et lihtsas keeles hästi põhjalik kaardistus on alguses ja see on esimene kohtumine on alati selline natuke võib-olla intervjuu formaat jääb mulje, aga mulle meeldib alati öelda, et see on samamoodi nagu treeneriga koostöö alustamine, et treener tahab ikkagi enne teada, kellega on tegu ja mis su taust on, mis su kogemused on, kui anda mingisugust esimest treeningplaani. Kui sa annad suvalise treeningplaani, siis see ei pruugi kõige paremini õnnestuda. Nii et see on võib-olla esimene samm ja sealt edasi on siis selline regulaarne kohtumiste süsteem, kus siis saadakse kokku, kas isiklikult või siis online teel, et mina ütlen küll ausalt, et see online maailm toimib väga hästi, need, kellele see sobib. Osad on jällegi sellised, kellele see ei sobi, siis tuleb leida lihtsalt isiklikult kohtumise võimalusi. Ja enamasti alguses sõltuvalt olukorrast ja nii-öelda sellest peamisest eesmärgist, aga kuskil keskelt läbi 2-3 kohtumist alguses, võib-olla 6 ja siis sealt edasi on see juba natukene harvem. Aga alguses jah, kindlasti kord 6 on vähe, et siis ei saa lihtsalt sellist süsteemset kasutegurit väga oodata. Nii et enamasti niimoodi alguses käib ja üks kohtumine on kuskil 45-60 minutit, pigem 45-50, sinna vahemikku see kipub jääma ja kindlasti kui tegemist noorsportlasega, siis võib seal olla ka nii-öelda selline koostöö lapsevanemaga või koostöö ka treeneriga, et see ei pruugi olla alati see, et noor üksinda käib näiteks. Kuigi jällegi mul on olnud erinevaid olukordi, on olnud nii lapsevanemaga kui treeneriga kui ka üksinda, et mõned näiteks noored inimesed ausalt tänapäeval mind ja ma räägiks nagu ma oleksin hästi selline õudselt kogenud ja vana inimene, ei ole, aga lihtsalt nad mind õudselt üllatavad, et tegelikult näiteks mul on üks hästi tore noorsportlane, kes on 10-aastane ja ta tahab ainult üksinda olla, ta on laagrites, käib ja siis me räägime online teel ja ta ise ootab neid kohtumisi ja tahab nagu rääkida ja et selles suhtes hästi erinev jah, et see on huvitav. Aga enam-vähem niimoodi ta võiks välja näha. Ja kui on võimalik, siis muidugi mõne sportlasega saab käia ka treeningul kaasas, kui see on tehtav, alati ei ole. Aga eriti noorte puhul on muidugi hea, kui saab kedagi kaasata, kas lapsevanemat või treenerit või kedagi teist. Aga alati jälle ei pea, et süke. Aga pigem jällegi inimeste lähenemised on erinevad, aga mina üritan hoida selle võimalikult familiaarse õhkkonna, et ta ei ole tegelikult hirmutav protsess, ei tohiks olla ja kui ta on, siis see koostöö ma kardan ei toimi ka.
et ikkagi ta ei ole niisugune hästi raskes keeles rääkimine ja iga kord tuleb keegi ja nagu sa ütlesid, viskab pikali ja hakkab kindlasti nutma iga kord, tal on uus, et raske seal käia ja selline, et ei, et ta on pigem selline praktiline oskuste õpe, kogemuste analüüs, oskuste õpe ja jälle seesama ring uuesti, teadmiste laiendamine, jah. No väga hea sissejuhatus, ma arvan, et kes varem ei teadnud, mis on spordipsühholoogia või kes need inimesed spordipsühholoogia juures üldse on, siis nüüd kindlasti teavad seda. Aga võtame siis kohe esimese sellise väga praktilise teema ka ette, et kuna me siin jalgpallist räägime ja kohe varsti on ka hooaeg algamas, siis räägime sellisest asjast nagu motivatsioon. Motivatsioon siis, kuna hooajad on pikad, karjäärid on ka üsna pikad, see võib käia üles-alla. Sina kui siis ikkagi spetsialist, oma ala spetsialist, Kristel, mis sinu meelest on motivatsioon? See on hea küsimus ja siin on jälle mitu vastust, sest täpselt see, mis sa kirjeldasid, sa tegelikult ütlesid väga hästi, et see on selline asi, mis käib üles ja alla. Kui me võtame selle motivatsiooni, siis see on tunne. See on nii-öelda selline tunne ja tahe midagi teha. Nii-öelda selline tahe ja tunne, mis paneb sind liigutama mingis suunas ja see suund siis sõltubki sinu enda eesmärkidest. Noh, ütleme, siis ta on selline motivatsioon. Aga see motivatsioon ongi väga kõikuv ja see ongi selline asi, mis ei kesta kogu aeg täpselt samal tasandil, sest ta on tunne ja tunded kõiguvad kogu aeg. Sõltuvad olukorrast, sõltuvad päevast, sõltuvad sinu füüsilisest seisust, emotsionaalsest seisust, mida teised sulle ütlevad, noh kõigest, ilmast. Ja sellepärast sellele motivatsioonile ma väga ei keskendu. Enda töös ma sellega üldse ei tegele, et ma alati ütlen ka, et selles mõttes me räägime sellest ikka, sest see on tunne, nagu iga teine. Aga sellesse kinni jääda ja oodata, et see motivatsioon nüüd tuleks ja siis ma hakkan liigutama, noh, see on natukene minu arust samamoodi nagu on enesekindluse tunne, on motivatsioonitunne väga ülehinnatud ressurss. Seda kõik õudselt tahaksid, aga tegelikult on see tõesti väga kõikuv ja sõltub nii paljudest asjadest. Ja mulle meeldib pigem rääkida motivatsioonist kui sellisest püsivast teadlikust pühendunud tegutsemisest endale oluliste väärtuste ja eesmärkide suunal. Enesedistsipliin, kas läheb midagi? Võib-olla minu jaoks vist enesedistsipliin on nagu selline natuke nagu liiga selline selline hästi range ja kastis nagu ja niisugune tundub hästi tõsine teema, mis on ka oluline, spordis ongi, aga just see, mina ütleks, et see motivatsioon, mida ma mõtlen, mis on siis selline pühendunud tegutsemine oma väärtuste ja eesmärkide suunal, on selline uudishimulik enesearengu ja avastamise protsess. Ja noh, miks mulle just õudselt meeldib rääkida väärtustest, sest väärtused on hästi püsivad asjad, nad on sellised asjad, mida inimene saab ise valida, nad ei kao mitte kuskil ära ja nad on alati sul olemas sellised nii-öelda püsivad motivatsiooniallikad. Ja siin mulle meeldib ka rääkida, et see väärtuste avastamisel ja nende valimisel endale on pluss ja miinus, et pluss on see, et nad toetavad püsivat motivatsiooni, nende suunal pühendunud tegutsemist, aga miinus on see, et kui sa nendest juba teadlikuks saad, siis on jube raske endale vabandusi välja mõelda, et miks sa nüüd ei lähe trenni või muidu sul on alati see, et noh, täna ei olnud lihtsalt minu päev, aga noh, kui sul näiteks sinu jaoks on oluline väärtus töökus ja sa tahad olla töökas sportlane, see ei kao sul ära, et sul täna on ja homme ei ole. Et kas sa saad tõesti öelda endale, et jah, võt täna töökus ei ole minu jaoks tähtis omadus, et ma ei taha seda endale. Noh, sa ei saa tegelikult seda väga öelda, et selles suhtes väärtused on hästi kihvtid asjad ja nad on niisugused püsiva motivatsiooni toetajad ja allikad ja mida rohkem me nende suunal tegutseme, seda rohkem tuleb meil motivatsiooni tunne kaasa. Et selles mõttes on ka hästi kihvt, et see püsivalt ja pühendunult oma väärtustega kooskõlas tegutsemine. Näiteks ma toon lihtsa näite, näiteks ongi ilm on jama, võtame tänase ilma, on ju, väljas tuiskab, meeletu tuul, kõik asjad, kõik ütleb sulle, et palju toredam oleks täna, et täna ma peaks just puhkama, täna on see puhkepäeva kord, et kindlasti on see täna. Aga tegelikult sa tead, et sul on näiteks, ütleme, võtame pikk rahulik jooks, on sul treening plaanis. Väga tihti on see tüüpiline asi, mida sportlased nädalavahetusel teevad, on ju. No, pikk rahulik treening, sükse ilmaga. Ja siis tegelikult, kui sa lähed ikkagi välja ja sa tead, et sinu jaoks on oluline olla järjekindel sportlane, see on sinu oluline põhiväärtus ja sa oled sellest teadlik, et see on sinu jaoks tähtis, siis küsida enda käest hommikul kas või, et okei, aga mida üks sihikindel ja järjepidev sportlane täna teeks? Mida tema valiks? Et vahepeal panna ennast nagu kõrvalt vaataja pilguga vaatama, enamasti sealt ei tule vastus, et ta võtaks puhkepäeva. Enamasti tuleb sealt vastus, et
okei, ta läheks tegelikult. Ja mis on kõige kihvtim, on see, et kui sa lähed ja sa tead, et sa tegutsed selle pärast nii, et mitte kellelegi teisele ennast tõestada, vaid selle pärast, et sina tahad olla järjepidev ja sihikindel sportlane, siis sa teed seda ja sa lähed sinna protsessi juba sisse ja isegi selle protsessi ajal, kui on niisugune ilm, tuletan endale aeg-ajalt meelde. Ma tegelikult teen tööd praegu selle suunal, et ma hääletan, ma annan hääle justkui sellele, et ma olen järjekindel sportlane. Ja siis see protsess ei ole tegelikult üldse nii hull ja sa lõpetad selle tegevuse ja tegelikult selle tegevuse käigus juba, kui sa tegutsed oma väärtuste suunal, sul tuleb motivatsioonitunne kaasa. Ta tuleb kaasa siis, kui sa tegutsed, mitte vastupidi, et sa ootad seda enne ja siis sa hakkad tegutsema. Nii et see on üks lihtne näide nagu sellest, et mis on nagu see nii-öelda püsiv motivatsioon ja mis on see nii-öelda kõikuv ja see nii-öelda tundeline motivatsioon. Aga jah, see tunne tegelikult tuleb kaasa, kui sa tegutsed järjepidevalt oma nende väärtuste suunal ja nendega kooskõlas. Et selles mõttes on seda võimalik justkui nagu endale tekitada, ka siis, kui seda alguses ei ole. Ja ma ütleks jah, et see on nagu kõva, see on arendatav, nende väärtuste suunal tegutsemine ka siis, kui ei ole justkui sinu päev ja see on palju püsivam motivatsiooniallikas kui see tunne, sest see tunne on tõesti niisugune, mis kõigubki, sellele ei saa mitte keegi öelda vastupidist, et ma ei ole kohanud mitte kunagi ühtegi inimest ega sportlast, kes ütleks, et tal on iga päev ilge tuhk minna trenni, ükskõik mis on iga päev ja kui ta trenni teeb, siis tal on ka terve aeg, kogu aeg, mis siis, et tal on treeningtsükli lõpp ja intervalltreening, no päriselt ka, see ei ole reaalne, et ta ütleb, et tal on ilge tuhk minna trenni, jah, et motivatsioon tunded, aga kas ütlesin nagu väärtused, kas minu arvates on ka väärtused nagu ajas ju muutuvad, et nad ei ole sul ju terve eluajal nagu püsivad, et kuidas see on siis selles mõttes seotud nii-öelda siis sportlase sooritusega või kui tal mingid väärtused muutuvad või kuidas see mõjutab seda sportlast siis? Võivadki muutuda ja nad ajas kindlasti muutuvadki, aga nad ei ole kõikuvad nädalast nädalasse. Et iga homme on mingi teine tuju ja... Just, et enamasti on see, et jah, vanusega kindlasti muutud, ütleme need, mis olid sinu jaoks kõige tähtsamad väärtused siis, kui sa oled teismeline, noorsportlane, võivad olla teised, mis on siis, kui sa oled 25, eks. Absoluutselt võivad muutuda, aga nad on ikkagi võrdlemisi püsivad. Ja sa küsid tegelikult sellise küsimuse, ma arvan, et millele jällegi võiks vastata tegelikult tunde kuni 2, sest ma arvan, et see on üks hästi oluline ka punkt, kus võib-olla, kui need endale hästi olulised väärtused muutuvad, siis võibki juhtuda, et see tippsooritusvaldkond enam ei ole see koht, kus sul on hea olla. Sest sa tunnedki, et sinu väärtused inimesena lihtsalt on nii palju muutunud ja sa oled nüüd endaga täiesti teises kohas, et ongi okei, et vot nüüd on õige aeg nagu minul minna. Aga mõnel ei pruugi seda üldse tulla. Et selles suhtes see on väga, väga sõltuv, eks ole. Aga jah, ikkagi ma näen hästi palju nagu enda töös, kuna ma alati töötan läbi väärtuste, kui ma sportlastega töötan ja treeneritega samamoodi, siis väärtused on ikkagi selles mõttes selles suhtes väga püsivad ja üsnagi isegi sportlaste puhul ka võrdlemisi ühised, on alati individuaalset variatiivsust, aga näiteks kui sinul ei ole päriselt oluline väärtus üks sellistest nagu töökus, järjekindlus, sihikindlus või eneseareng, siis ega sa kaua saavutusspordi maailmas sa ei olegi. Siis sa saadki üsna kiiresti aru, et see ei ole minu koht, kus olla. Sest muidu, ja see võib olla isegi mitte üldse halbasi, et tulebki välja, et tegelikult mul ei ole sükest väärtust inimesena, mis aitaks mul tegelikult olla selles valdkonnas ja siis arvatavasti saab kiiresti selgeks see, et ma olengi seda teinud kellegi teise antud eesmärkide ja suundade nimel. Ja ma ütleks, et professionaalina mina ütleks, et väga tore, see tuleb välja, siis ongi see, et sa ei pea selles valdkonnas olema, sest siis on ainult aja küsimus, millal sa muutud õnnetuks ja kui mina töötan sportlaste või inimestega, eks ole, siis üks minu nagu hästi-hästi oluline eesmärk koostöös on ka toetada heaolu, pikaajalist heaolu ja arengut, mitte ainult ühte. Ja ma tulen endiselt ka selle hüpoteesi juurde, et tegelikult sa ei saa arengut toetada, kui sul heaolu ei ole tagatud. Ja siis tulebki välja, et tal näiteks ühtegi nendest väärtustest tegelikult oluline ei ole, siis ei ole võimalik tegelikult saavutusspordi maailmas pikalt olla. Ja ma ütleks, et see on hea, siis tulebki välja, et tegelikult see ei ole minu koht, kus olla. Et selles suhtes jah, väärtused võivad muutuda, aga mingid paar väärtust on sellised, mis ikkagi nagu justkui peaksid olema, siis kui sa oled saavutusspordi või üldse saavutusmaailmas, ilma nendeta on väga raske selles maailmas edasi liikuda. Et lihtsalt olgu selleks siis töökus, enesekindlus, eneseareng, enesedistsipliin on ju, mis sa enne tõid välja,
jah, nii et ma ei tea, kas see vastas su küsimusele, aga selles suhtes jah, ajas nad võivad muutuda, aga nad on ikkagi mingit aega võrdlemisi püsivad. Jah. Ja mis on hästi kihvt, ma lihtsalt ütlen sellega ära, eriti noorte puhul, jube äge on see, et sa väärtused ise valida. See ei ole see, mida keegi sulle ette kirjutab, et need on tähtsad, vaid sa ise valid endale olulised väärtused, mis on sulle olulised, milline sportlane sina olla tahad, mida sina tahad projitseerida, kui sa treeningutel ja võistlustel käid. Ja see on nii lahest, et siis sa näed, kuidas noortel nagu lähevadki nagu silmad särama, neil kaob ära nagu see pinge, et ma pean olema täpselt selline nagu tema. Jah, eeskujud on jumal toredad, sealt saab ka palju häid väärtuseid ja treeneritelt samamoodi saab ju häid väärtuseid, aga just see, et mul on omal ka mingi. Mõni tahab olla võib-olla rohkem selline, kelle näiteks nauding ja lõbu on hästi tähtsad. Tema ongi see, kes käib ja naerab ja suhtleb ja on selline nagu justkui nii-öelda siis see võistkonna hing, aga mõnele teisele on näiteks hästi oluline töökus, järjekindlus, eesmärgistatus, enesedistsipliin ja lõbusus näiteks tema jaoks on teisejärguline, siis on täitsa okei, et tema ei ole selline. Ja ta saab nagu lahti lasta, sest et äkki ma peaks ka, et kas midagi on viga, et ma ei ole selline, ei pea. Et oluline on lihtsalt see, et sa leiad enda jaoks need olulised ülesse. Tulles nende väärtuste juurde veel tagasi, et nagu sa ütlesid, et igal inimene peab ise leidma endale need väärtused, aga need juhtumeid on, ütleme siis jalgpallur, noor jalgpallur, ema või isa näeb teda tulevast Martat Messit, on ja, et aga tegelikult on ise selles õnnetu, et mida tema saaks endalt nagu küsida, mis küsimused oleks, mida tema peaks endalt nagu küsima, et kas on see tema õige koht, kas need väärtused on need samad, mis tema emal isale, et kuidas sellest olukorrast nagu välja saada? Kahjuks ma ütleks, et see on see koht, kus lapsevanem võiks küsida. Ma ütleks, et lapsele ma ei paneks seal mitte mingit kohustust ise midagi valida või öelda, või et see ei ole tema vastutusala, et eriti kui ta on noor. Ja ma tean, et jalgpallis alustatakse väga vara. Et see on absoluutselt see koht, kus kindlasti lapsevanemad võiksid küsida enda käest. Et mis on minu peamine eesmärk koostöös oma lapsega ja ma tahaks seal samamoodi tegelikult hüpoteesi luua, et kui lapsevanem endalt seda küsib, et mis mulle tegelikult kõige tähtsam on selle osas, et mu laps selle spordis on, mis mulle tegelikult see, mis mu põhieesmärk on ja keegi päriselt võtab hetke ja süveneb sesse, ma ei usu, et mitte keegi ütleb seda, et minu eesmärk lapsevanemana, kõige olulisem eesmärk on see, et temast saaks see Messi või see Marta või kes iganeseks. Ma ei usu seda. Et tegelikult lapsevanemad võiksid endalt ikkagi, nad tahavad ju tegelikult lapsele kõige paremat. Ja siis küsidagi, et kas see minu käitumine praegu tegelikult toetab seda, mis on minu kõige tähtsam eesmärk lapsevanemana, olla kõige parem ja toetavam nii-öelda ressurss oma lapsele. Ja kui ikkagi lapsevanem tahab seda, et ta laps oleks õnnelik, siis sa ju näed, kui ta ei ole. Et kindlasti see ei tähenda seda, et kui tal on üks nii-öelda selline tujukas päev, et siis kohe, et tuleme nüüd trennist ära, absoluutselt mitte. Et laps peab õppima seda ka, et kui ta mingisuguse tee on valinud, et siis ta mingit aega seda proovib ja ei lõpeta kohe ära, kui on nagu esimesed siuksed ebaõnnestumised või tal ei ole mugav olla seal, absoluutselt mitte. Aga kui ta ikkagi on pikka aega olnud seal, siis tasuks tõesti küsida, et kas see on tema jaoks õige koht ja spordialasid on ju nii palju erinevaid, et võib-olla see ei ole lihtsalt tema ala. Et ma ikkagi usun sellesse, et sport on asi, mis kõigile loomulikult meeldib ja kõigile tegelikult istub ka, aga sa pead lihtsalt leidma oma. Ja siin on kindlasti koht, kus lapsevanemad peaksid küsima endalt midagi, mitte lapsele anda seda vastutust, et laps ise tajub loomulikult seda, kas talle sobib seal keskkonnas olla või mitte, talle ei pea küsimusi enda jaoks olema. Aga ta võib küll olla päris palju mõjutatud sellest, et kui lapsevanemad kogu aeg rõhutavad või on see treener, kes rõhutab, siis tal võib jääda justkui selline nagu kohustus, et ma justkui pean, et olla lapsevanematele meele järgi. Ja seda ma kahjuks kuulen ka, ja seda on väga kurb kuulda. Et kui lapsed on saavutusspordis selle pärast, et nad ei taha enda lapsevanematele või treenerile pettumust valmistada, et kui see on põhiline motivatsiooni allikas, siis see ei ole kindlasti koht, kus olla. Nii et ma loodan, et lapsevanemad ka küsivad endalt aegalt neid küsimusi. Ja küsivad ka lapselt, et kuidas sulle tundub, et kas sulle meeldib see, mis sa teed. Et mis sind see nädal on treeningutel õnnelikuks teinud, mis sul on meeldinud treeningutes see nädal. Ja kui sealt kogu aeg tuleb vastus, et ta mitte ühtegi asja enda jaoks ei leia, siis võib-olla tõesti on see koht, kus mitte olla lihtsalt. Ja see on okei. Et see ongi see asi, et see on okei. Et ega need näited tegelikult, mis sa tõid, ma küll täpselt elulugu ei tea, ei ole lugenud Messi eluloo raamatut ka mitte, ja ma ei tea, kas Martal on ka see või mitte, aga ma arvan ikkagi, et nendel on see meeldinud, et nad teevad seda. Et enamasti ikkagi need, kes juba ka väga noorena alustavad, neile endale meeldib väga, mitte see, et keegi teine neid kõrvalt kogu aeg sunnib. Nii et jah, see ma ei annaks vastutust lapsele, vaid lapsevanemate rohkem küsida. Kui me siin lapsevanematest räägime, siis ma lihtsalt viskaks ühe asja siia vahele, et
mulle justkui kõlab siin, et kui me räägime noorsportlastest, siis tegelikult on oluline just neid lapsevanemaid siis harida ja et lapsevanemad saaksid aru, et et minu laps oleks siis õnnelik ja et ma saaks oma last arendada, siis tegelikult mina võib-olla peaksin kõigepealt seda kas siis abi või nõu otsima, et mu laps saaks siis areneda. Jaa, kindlasti ja siin ma jällegi absoluutseltki selles mõttes ei ütle ühtegi halba sõna lapsevanemate kohta, sest et endiselt ma arvan, et kõik lapsevanemad tahavad oma lastele ikkagi parimat. Nad tahavad, nende laps oleks õnnelik, aga lihtsalt nad alati ei tea, kas see, kuidas nad käituvad, nii-öelda aitab kaasa ja toetab või ei toeta. Et selles suhtes kindlasti lapsevanematele võiks seda nii-öelda rohkem rääkida ja võiks rohkem ka aidata neid selles, et kuidas nad saavad olla paremad toetavad noorsportlaste lapsevanemad, see ei ole lihtne. Noorsportlaste, saavutussportlaste, võistlevate sportlaste lapsevanem olla on väga raske. See ei ole üldse lihtne. Ja seal on kindlasti olukordi, kus lapsevanem ise ka mõtleb, et kas ma nüüd küsin või kuidas ma küsin või mis ma nüüd teen, et sa nagu justkui tahad olla toetav, aga tegelikult sa ei teagi, et see, kuidas sa käitud, ei ole toetav. Et kindlasti on ka neid näiteid, kus tõesti lapsevanem nii-öelda proovib siis oma saavutamata jäänud asju läbi lapse elada ja seal ma arvan on vaja rohkemat kui see, et lihtsalt nendega rääkida ja tuua välja, et see ei aita eriti, mis nad teevad, seal on pikemat protsessi vaja, aga kindlasti see baasasjade jagamine võiks olla täitsa tavaline spordiklubide, alaliitude, pigem see käib ikkagi läbi spordiklubide rohkem täiesti tavaline osa, et olgu selleks lapsevanemate koosolekud, olgu selleks lapsevanemate seminarid, mis iganes see on. Ja tänapäeval jällegi saab ju teha igast online variante, et ei peagi alati kutsuma kõiki lapsevanemat kokku, vaid teha kas või hariduslikke seminarile lapsevanematele. Aga samas jällegi treenerite sellised hooaja alguse ja lõpu koosolekud lapsevanematega ja kohtumised aitavad väga palju kaasa. Selleks, et rääkida nendel teemadel ja avatult rääkida, mitte kedagi süüdistades muidugi. Et selles suhtes jah on, ja lapsevanematel on tegelikult ikkagi väga suur mõju sellele, kuidas nemad räägivad ja suhtlevad selle spordi teemal, eriti kui asi puudutab noori, et kindlasti see on, ja selles mõttes mina usungi, et ka meie spordipsühholoogidena tegelikult noorte puhul ja eriti just nagu täitsa noorte, mitte need, kes on juba nagu katsumas seda eliitspordi piiri, aga need, kes on nooremad, nendega võikski peamine töörõhk minnagi treeneritele ja lapsevanematele, mitte otseselt noortele, sest et esiteks mitte ainult see, et meid on vähe, vaid tegelikult ega noori mõjutab kõige rohkem see keskkond, kus nad igapäevaselt on. Ja see, kui nemad käivad 2 korda spordipsühholoogi juures, kes proovib toetada ühte lähenemist ja tegelikult keskkond toetab kogu aeg teist, siis sellel aga ei ole tegelikult väga suurt mõtet. Et selles suhtes ma arvan, kindlasti on see koht, mille peale mõelda. Aga tulles selle järjepidevuse juurde siis tagasi, et meil kohe märtsis algab hooaeg, detsembri alguseni kestab see, et ma saan aru, et iga sportlane võiks leida mingid väärtused, mis teda nagu sellel hooajal siis toetavad, aga mis on veel midagi sellist igapäevas lihtsat, et ma saan aru, see käib kõik üles-alla, aga mida veel, et sinna novembrini vastu pidada, mida iga sportlane saaks teha? Esimene asi on puhata, tõesti puhata ja võtta pausi ka oma spordist. Hästi tähtis, eriti noorte puhul. Aga ka võtan tagasi tippsportlaste puhul samamoodi, et tegelikult aitab püsivat motivatsiooni ja sellist kirge nagu oma alaga tegeleda ka see, kui sa võtad pausi. Ja siin jällegi on lapsevanematel väga suur roll, lihtsalt tuimalt võttagi nädalavahetusel, et me lähme nüüd kinno, me teeme täiesti, ma ei tea, lähme suusatama, mis iganes mingisuguseid selliseid asju ja ma saan aru, et kui on ikkagi tegemast juba, ütleme seal kuskil hilis teismelistega, eks ole, siis lapsevanemad peavad natuke arvestama sellega, et sa ei lähe võib-olla keset hooaega kuskile ohtlikule, ma ei tea, off-pist mäesuusareisile, eks ole, seda sa ei tee, sa pead arvestama sellega ka, aga kindlasti peaks olema just sellist peredega, sõpradega absoluutselt spordivälist tegevust ja see võiks olla regulaarne ikkagi, mitte selline, mida tehakse, ütleme, kord kvartalis, vaid selline asi, mis on iganädalane. Absoluutselt noorsportlaste puhul ei ole mitte mingit vajadust sellele, et sa iga päev kogu aeg tegeled oma spordialaga. Ei, kindlasti mitte, et peab olema sellist lahti laskmist, olgu selleks kinos käigud, lauamängu õhtud, mis iganes, vanaema külastamised. Et see aitab juba hoida sellist püsivat motivatsiooni, et sa tahad tegelikult selle alaga tegeleda, sest kui sa oled kogu aeg niimoodi selle sees ja sa oled noor inimene, noortel inimestel on teine elu ka, et me ei saa seda ära unustada ja see tegelikult mitte ei takista, vaid aitab toetada seda motivatsiooni. Need lähevad oluliselt säravamate silmadega jälle esmaspäeval trenni
sest nad on saanud puhata. Kui sa oled kogu aeg sees, siis muidugi sa väsid ära, sest ärme unusta seda ära, et noortel tegelikult ei ole ju see sport ainuke asi, mis nad teevad, neil on ju kool ka ja kool on ka väga paljudel oluline, seal on suur koormus, oma nõudmised, et kui see kõik kompott kokku panna, siis selge see, et ei ole lihtne tervet hooaega vastu pidada, nii et kindlasti pauside võtmine, puhkamine, korralik uni, absoluutselt A ja O. Kui seda ei ole, siis ei ole mõtet rääkida mingisugusest püsivast motivatsioonist, see pole lihtsalt võimalik, sest sa ise väsid ära, keskendumine väsib ära, keha väsib ära. Nii et need on, ma arvan, baasasjad, millest alustada, et korralik uni, puhkus ja enda spordist aja maha võtmine, seal teadlikult välja lülitamine ennast, iga nädalaselt mingisuguse muu asjaga tegelemine, vähemalt 1 päev nädalas. Võimalusel võiks seda olla muidugi 2, aga kui kuidagi ei ole võimalik, siis vähemalt 1, täiesti nulli, et sa mitte midagi ei tee nagu oma selle spordialaga. Nii et need oleks võib-olla esimesed soovitused ja tõesti see küsida enda käest, et kuidas mul sellega läheb, et kui mul oli nagu oluline olla, näiteks võtta kas või 2 olulist väärtust enda jaoks, mis sind aitaksid toetada hooaja vältel, olgu selleks järjekindlus, olgu selleks eneseareng, olgu selleks nauding, olgu selleks kirg, olgu selleks teiste toetamine, olgu selleks meeskonnamängija olemine, mis iganes see on, väljakutsete vastuvõtmine. Seal on valikuid, on nii palju ja täiesti vabalt võib võtta kas või internetist väärtuste listi lahti ja vaadata, mis mind kõige rohkem kõnetavad, et ega sa ei pea neid ise välja mõtlema. Et mina ka väga palju kasutan töös just selliseid väärtuste kaarte näiteks ja väärtuste kaarte on väga palju olemas. Et siin saab lihtsalt kas või kasutada mingisuguseid kaarte, mis on olemas, mis toovad välja, valid endale sealt paar olulist välja, hästi oluline, et neid oleks paar, mitte rohkem. Kui need on liiga palju, siis sa lihtsalt ei jõua kõikide järgi tegutseda, et see võiks aidata ja mida tasub aeg-ajalt ka meelde tuletada, on ikkagi see, et areng toimub siis, kui sa mugavustsoonist väljas oled. Et need hetked, just need hetked, kus sul on ebamugav käituda oma väärtuste järgi ja oma eesmärkide suunal, on need kõige väärtuslikumad hetked. Sest see on see koht, kus on tegelikult arenenud ja kus on nii-öelda panustada oma sellesse pikaajalisse arengusse. Et tuletada neid asju meelde, et see ei peagi alati olema mugav. Ja kindlasti üks veel oluline asi, mis aitaks ka võib-olla kaasa, on see, et märgata õnnestumisi. Märgata ja tunnustada neid hetki, kus sa käisid trennis, kui ilm oli jama. Nagu, heas mõttes nagu enda seest tähistada seda. Sa tuled sealt trennist ära ja siis mõtlegi, kuule, see oli päris äge, et ma nii tegin. Et võib-olla mõni teine oleks lihtsalt visanud jalad seinale ja söönud krõpsu ja vaadanud telekat, ja mina käisin, see on päris äge. Et tõesti nagu hinnata neid väikseid õnnestumisi, mitte suuri mängude võite, see tuleb loomulikult, seal pole vaja nagu ekstra tähelepanu pöörata, sa niikuinii teed seda. Aga just neid pisikesi, mida me kipume ära unustama. Et aeg-ajalt küsida ka enda käest, et sa valisid need väärtused välja, et küsida enda käest näiteks korra nädalas kas või, alustuseks võib-olla 2, et küsida endalt, et okei, mis on olnud mõned olukorrad, kus ma olen nendegi tegutsenud? Ja võt selles trennis ma endale meelsin. Jah, siis ma tegin niiviisi. Et neid asju on ka vaja märgata selleks, et jätkuks motivatsiooni edasi tegutseda seda tunnet. Sest ega see tunne tekibki siis, kui ma märkan ka seda, et ma hakkama saan. Et kui inimene on kogu aeg selles seisus, et ma olen justkui puudu ja ma ei ole piisavalt hea, siis selle pealt sa pikalt ei purjeta. Nii et neid asju on ka vaja märgata, sest ega spordimaailm jällegi kahjuks on loomulikult kaldu sinna, et me kogu aeg tegeleme sellega, mida veel ei ole. Ja unustame ära, et tegelikult tuleks neid teisi asju ka märgata. Nii et need on võib-olla sellised põhiasjad. Ja ma arvan, et sellega saab juba päris pikalt ja jällegi, et kui ka hooaja keskel sa tunned, et lihtsalt on energia tühi, siis pigem võtta mitu päeva puhkust ja pausi ja kohe, kui seda tunned, mitte see, et nii-öelda nui 4 minna sellise tuima mehaanilise töö tegijana veel edasi umbes nädal aega ja siis jõuad sinna, kus sa nagu üldse ei taha seda palli näha enam, ega platsi ega mitte midagi, et kohe, kui tunned, et asi on ikka täitsa nagu jama, et sa oled nagu sellises natukene nagu teadlikult pushimise seisus olnud, et siis võta mitu päeva, kas või nädal, kui vaja on ja mine siis edasi, et sul ei jääks nagu sellist hooajast sellist tunnet pärast hooaja lõpus ka, et issand, et mul oli enamus selline nagu sundimine. Et seda ei tohiks tekkida, jah. Nii et eriti noorte puhul kindlasti. Siia ma ütleksin sellise väga elust enesest nagu näite, teades väga palju siis erinevaid sportlasi, ise ka sportlane olles, et tihti lugu tegelikult on nii, et sa tunned, et sul on vaja seda pausi, aga sa ei saa seda pausi võtta. Sest et ongi, kas on treeningkava selline, et tuleb käia, ma ei tea, kellel ei ole näiteks treener mõistev, sest et see teema, et okei, ma vaimselt ei jaksa praegu, ei ole aktuaalne või seda ei mõisteta, et
mida ma siis nagu sportlasena, sest et see on elust enesest, neid näiteid on nagu piisavalt, et sa oledki selles sundseisus, et ja ma ei saagi, aga ma tunnen, et ma lähen juba nii endaga vastuollu, ma enam ei jaksa. Mis see eneseabi ABC siin siis on? Jah, see on selles mõttes väga raske olukord kindlasti noorele, sest sõltub jälle hästi palju nagu treenerist absoluutselt, et noh, kui treener on ikkagi selline, kes üldse ei mõista seda, et on vaja nagu enda ressursse laadida vahepeal ja on vaja võtta pausi, siis ongi väga raske, täiesti kindlasti on raske ja võibki olla ka olukordi, kus isegi ükskõik, kui hästi see noor ei põhjenda, selgita, räägi, ikkagi tuleb sealt vastu midagi muud. Küll aga ma ei mataks seda mõtet maha, et proovida rääkida ja alustada alati rääkimist sellest, et kuna mulle on väga tähtis olla selline pühendunud ja järjepidev sportlane, siis mul on väga ebamugav sellest rääkida. Sellest võiks alustada. Et sa alguses lood selle pildi, et tegelikult ma ei tee seda sellepärast, et ma tahan lihtsalt ma tahan lebos lasta, vaid sul on täitsa jamasti. Et alustada sellest, et rääkida ära, et tegelikult mis sul oluline on, ja sa väga hindad seda tööd ja sa saad aru, et teil on kõik see hooaeg ja teil on treeningplaanid ja kõik asjad ja siis tuua välja seda, et ma olen juba pikka aega olnud selles seisus, ma olen proovinud ennast nagu uuesti tagasi saada, aga ma tunnen, et ma lihtsalt ei jõua praegu enam. Aga ma tahan õudselt tiimile kasulik olla ja ma tunnen, et ma ei saa seda enam edasi teha niivis, nagu ma teen, et kas oleks variant, et ma näiteks see nädal võtan kergemalt, järgmine nädal ma tulen tagasi parema energiaga, et sa nii-öelda põhjendad, selgitad selle olukorra ära. Seda võib ikka proovida. Mis siis, kui treener on olnud varem selline, nagu ta on olnud, on ju, ja lõpus, nagu kui see vestlus on ära, siis tuua välja, et mida sina vajaksid, tuuagi välja seda, et ma tõesti tunnen, et kui ma saaksin võtta järgmise nädala kergemalt ja paar päeva rohkem puhkust, ma usun, et see võiks aidata. Aga lõpus alati küsida, et kuidas sulle see mõte tunduks? Või kuidas teile see mõte tunduks? Ma ei tea, kas see on teietamine või sinatamine seal trennis, eks. Et seda võiks ikkagi proovida. Siis kui ta on juba, ütleme, selline teismeline, ütleme keskteismeline, ma ei tea, kuidas need terminid on, ütleme seal 14-15 sisse võid ikka ise juba proovida rääkida. Kui aga see ei õnnestu, sa oled noorem näiteks, et sa ise ei julge või ütleme, sa juba tead, sa oled seda proovinud, ikka ei saa, siis siin ma julgeks jälle toetada lapsevanematele. Nemad ikkagi aitavad toetada ja siis on lapsevanemad need, kes lihtsalt nii-öelda aitavad kas seda vestlust pidada või siis lihtsalt tekitada ise olukorra, kus ongi konkreetselt see, et kuna meil on perekondlikel põhjustel väga oluline asi, meil on vaja minna lihtsalt praegu, meil on mis iganes, seal saab alati isegi tuua ju mingisuguseid põhjuseid välja, et lihtsalt isiklikel põhjustel, perekondlikel põhjustel on praegu vaja need paar päeva olla eemal ja seda saab ka kasutada, see ei ole küll hea variant, selles mõttes, et alati võiks olla ikkagi siuke avatud vestlus ja avatud vestlus peab niikuinii olema, enne kui seda varianti kasutada. Et proovida, aga ma olen isegi tajunud, et vahepeal ka mul ühe noore, kus hiljuti oli selline olukord, kellel oli nagu väike selline vigastuse alge. Ja siis ta alguses oli ka täiesti seda meelt, et ei, et ma tean, et treeneri suhtumist, et see ei toimi. Ja siis me rääkisime läbi, kuidas rääkida. Rääkisime jälle selle protsessi läbi ja siis ta ütles, et ta proovib. Ja proovis ja tegelikult, kuigi treener võtnud seda hurraaga vastu, ta sai aru. Ta ei olnud selline hästi rõõmus, et jess, nii tore, et sa ei saa tulla. Nüüd nädal aega trenni, aga ta sai aru ja pärast tegelikult läks asi paremaks. Nende suhe läks paremaks ja olukord nagu lahenes, et ma julgeks ikkagi katsetada seda kõigepealt. Ja just sellise selgitamise põhjendamisega, et kindlasti kui minna selle lausega, et treener, ma pean võtma 2 päeva puhkust, ei võeta hästi vastu. Et see nii-öelda pakkida sinna sellesse õigesse kompotti ära ja siis see võib tegelikult isegi kohale jõuda ja võib isegi ka treeneril hakata panema mingisugused mutrid natuke teistmoodi tööle, et ta hakkab võib-olla seda ka teiste puhul mõtlema, et äkki oleks vaja üldse pausi teha natukene rohkem. Et kõik selles mõttes mina usun väga sükestesse positiivsetesse vestlustesse, kui need on tehtud rahulikult ja sellele noorele ka, see hüpoteetiline noor, kes meil on, et kindlasti tasuks ka leppida kokku, et sa tahad rääkida, et mitte teha seda täiesti suvaliselt enne või pärast trenni, sest me kunagi ei tea, mis seisus treener on. Et kui ta on näiteks väga mingisuguse pingal või tal endal on nagu raske, ta ei võta seda infot vastu, aga tuuagi välja, et treener, et mul on üks asi, et ma tõesti tahaks teiega rääkida. Et millal me saaksime, et millal sobiks. Ja siis treener ise ütleb selle aja, siis ta on juba rohkem ka valmis selleks, et meil tuleb mingisugune asjalik vestlus nii-öelda. Et see ei ole kuidagi suvaliselt niimoodi mitmete asjade vahe peale, eriti teades, et paljud treenerid ei ole sellises luksuslikus seisus, kus on ainult üks treeninggrupp. Võib-olla ta peab jooksma kuskile ära ja siis ta nüüd poole kõrvaga kuulab sind ja siis ta saab veel sellise mitte meeldiva sõnumi ka, et siis selge see, et tal on raske seda vastu võtta. Et tekitada võimalikult hea õhkkond selleks, et sellest teemal rääkida, selgitada, põhjendada, pakkuda välja lahendus,
ja ma usun, et sellest võiks juba kasu olla. Ja kui sellele ei tule, siis tuleb jah, mingeid muid variante kasutada. Selle jalgpalli juures on siis see ka, et muidugi treener loob selle õhkkonna selles mõttes, et oleneb treenerist, on see ka, kui vastuvõtlikud nagu tiimimängijad on, aga jalgpallis üldse võib-olla võistkondlikel spordialadel on see süütunne ka natukene, et nädalavahetusel on ju laupäeval on mängud kuni novembrini välja ja siis, et sorry, ma lähen ära, et siis sul 10 silma vaatab, 10 silma, kui 1 silmaga oleks, siis 20 silma vaatavad otsa, ja siis see hakkab ka nagu närima selles mõttes, et kas siis peaks kuidagi tiimiga ka rääkima või piisab, kui treener sellest ainult teab? Ma isegi arvaks, et sõltub jälle dünaamikast ja sõltub, kui head sõbrad nad omavahel on, et kui ollakse väga head sõbrad, muidugi tasub rääkida, aga kui ei ole nagu sükest päris sellist, siis ei pea. Kindlasti ei ole see asi, mida peab tegema terve tiimiga ja mida ma arvan, tasub nagu endale meelde tuletada, on see, et ma saan olla parem tiimikaaslane siis, kui ma ikkagi suudan seda teha. Kui ma ei suuda olla nagu enda parim versioon juba pikka aega, siis ma ei anna tiimile midagi juurde, et võtta see pinge nagu sellest ära, et see on minu egoistlik mingisugune otsus, et mina nüüd tahan puhata, vaid just see, et sa saad olla paremini olemas siis, kui seda teed. Sest et küsidagi enda käest see, et kas see, kuidas ma nüüd viimased nädalad olnud olen, kas ma tegelikult olen hea tiimikaaslane. Kui sa ikka ei saa teisi toetada kvaliteetselt, kui sa ei saa oma mängu kvaliteetselt panustada, kui sa ei jõua lihtsalt, sa ei ole hea tiimikaaslane. Ja siis ma väga küsiks, noorel tasuks enda käest küsida, et kas ma tegelikult aitan niiviisi teisi. Ja siis see asi ka võib-olla veits pöördub, et ikka on ebamugav, muidugi seda ei ole hea teha, aga see võiks aidata nagu natukene sellest nii-öelda süütundest ka lahti saada, selles mõttes, et sa keerad selle tegelikult selliseks, nagu ta päriselt on. Et see ei ole tegelikult selline nii-öelda minu egoistlik soov, vaid see on just see, et ma saan läbi selle tegelikult olla parem neile edaspidi. Ja me ei räägi ju sellest, et sa sõidad paariks kuuks kuskile päikse alla, vaid sa lihtsalt võtad paar päeva. Et see on ka asi, mida noored kipuvad ära unustama, et see paar päeva ei ole maailma lõpp. Ka nädal ei ole maailma lõpp, absoluutselt mitte. Et see tundub vahepeal nii ja see on ka mingil määral ka tore, et see näitab, et nad pühenduvad ja kõik, aga tegelikult vaadata seda laiemalt perspektiivi, et kas terve hooaeg või pool hooaega, kus ma lihtsalt tiksun mehaaniliselt või siis see, et ma tegelikult võtan selle pausi ja tulen paremini tagasi, et jah, ma arvan, et see võiks ka võib-olla aidata seal. Sa mainisid see jutu sees, et selline enese materdamine, et kõik sportlased on sellega kokku puutunud, et sellised enesekriitilised ollakse, et ma ei tea, löön raamist mööda või võtta penaltit ära või et kuidas nende emotsioonidega toime tulla, et vihastan enda peale ja ütlen, et ma olen maailma kõige halvem ja lähen teen 2 tundi trenni peale või kuidas sellega lood on? See on, ma arvan, terve podcasti teema. See on päriselt sükene teema, mis ma arvan vajaks nagu ekstra tähelepanust, et see on nii oluline, sest selle ümber on nii palju müüte, et kuidas see on vajalik, see hästi tugev enesekriitika ja see on see asi, mis on ainuke asi, mis viib edasi spordis ja niivis, et see on kahjuks nii hullult juurdunud, et ma arvan, et täna selle ühe vastusega ma ei suuda nagu seda kuidagi ümber lükata, aga sellegi poolest, üks asi, mis ma enne nagu mainisin, ongi see, et me ei märka oma õnnestumisi, et me sõidame nendest päris tihti üle ja just nendest väikestest. Et me näeme neid suuri õnnestumisi küll, aga sealt ka tihtipeal on ikkagi see, ja issand, kui ma kuulen seda lauset, siis mul juba kuskile sõidab see asi ära, kui keegi ütleb kuskil, aga alati saab paremini. Mul on nii, et miks sa ei anna endale seda ühte võimalustki, nagu lihtsalt öelda, et kuram, täna läks hästi. Nagu päris hästi oli täna. Ja nüüd töötame edasi. Et sa ei pea nagu võtma seda hetkelist rahulolu ära. See ei tähenda seda, et sa kiidad ennast taevan ja viskad jalad lakke või käed lakke selle pärast, vaid see, et sa hindad seda hetke ja nüüd mõtled, huvitav, davai, lähme protsessiga edasi, et vaatame, mis veel võimalik on. See on hoopis teine suhtumine kui see, et ma pean sellel hetkel ka, kui tegelikult läks hästi, ikkagi leidma ainult selle asja, mida ma pean veel paremini tegema. Üldse ei pea. Et ma arvan, et esimene, ja see, et me kipume olema enesekriitilisemad, on jällegi selline loomulik inimese kalduvus, et me pigem oleme kriitilisemad, ja eriti nendel, kes tahavad ennast arendada, kui see, et me oleme enesesõbralikud. Aga siin on niisugune kihvt küsimus, et küsida, et aga kui sa oleksid näiteks enda hea sõbra treener, sa oleksid tema treener, ja sa näed, et talle ei läinud kõige paremini, mida sa talle ütleksid? Jah, ma materdama teda ei hakka. Ei, ja just kui küsida, et kui sa oleksid treener, sest treener tahab sind arendada. Treener ei ole see, kes tahab 2 kätt kokku lüüa, et sul ei läinud hästi. Ta ei ole see, kes tahab poputada siis, aga tema on tavaliselt selline, kes tahab olla toetav treener, et edasi minna. Ja kui proovidagi iseendasse ka suhtuda niiviisi, et kui ma oleksin iseenda toetav treener,
mida ma ütleksin endale. Ja siis võib ka vastuseks tulla see, et ma ei oleks see, kes poputab ja ütleb, et pole hullu, unustame ära, sest et see ei ole toetav treener. See on lihtsalt see treener, kes üritab midagi nagu kuskil ära peita. Aga ütleme, niisugune toetav treener võiks olla, siin ma annan tavaliselt 3 varianti. Üks variant on just see, et pole hullu, kõik on hästi, kõik on korralik. See on nüüd, ütleme, selline, kes tahab lihtsalt ilustada kõike. Noh, see on üks variant. Teine variant on see hästi kriitiline treener, kes ütleb, et täiesti lõpp, kuidas sa siukse asjaga hakkama said, nagu sul midagi ei õnnestu, sul pole mitte mingit lootustki, no kes sa üldse oled? See on üldse kriitiline. Ja siis on 3. variant. 3. variant on see, et ütleb, et jah, täna tõesti ei olnud see kõige parem nagu sooritus. Sellised asju võibki juhtuda, et see on, ütleme, arengu üks normaalne osa. Mõtleme nüüd, mis tagas seda, et see seekord niivis läks ja vaatame, mida me saame edaspidi teha. Et seekord läks lihtsalt nii, see on okei. Ja homme mõtleme selle peale, kuidas edasi. Ja see on nüüd, ütleme, 3 varianti, et milline oleks see kõige nagu arengut toetavam treener. Ja enamasti siis on inimestel lihtne seda valikut teha ja siis põhimõtteliselt proovida seda sama asja enda suunal. Ja see on puhas lihtsalt treening. Et hakata natukene nagu vähemaks võtma seda, et esimene reaktsioon on ainult see puud alla panemine ja proovida liikuda sinna, et mitte ilustada olukorda. Öeldagi lihtsalt, et jah, täna läks nii. Vaatame, mis me järgmine nädal saame teha selleks, et edaspidi läheks natukene paremini. Mis oleks üks asi, millega me tööl hakkame järgmine nädal? Vaatame siis edasi. Ja just normaliseerida seda, et kõigil on niisuguseid asju. See on arengu normaalne osa. Alati ei saagi õnnestuda. Aga me ei pea seda ära unustama, võtame kasulikku kaasa, et mis me siis hakkame, mis on see üks asi, millega me hakkame tegelema järgmine päev, järgmine trenn, järgmine nädal. Aga praegu las olla. Seda juhtus lihtsalt. Et seda ilustamist ei pea ka tegema. Seda, et pole hullu ja tegelikult kõik on hästi ja kõik on tegelikult okei ja aga tegelikult oli see asi ka ja noh, see on niisugune natukene nagu selline kalduvus sinna kunstliku sellise roosa ameerikaliku suhtumise juurde, et aga tegelikult olid see hästi tubli. No, ei olnud mitte midagi ütle. Jah, see tubli ette sulle mitte midagi. Ei, jah, aga seda tasub ikka leida, et kas midagi oli sellist, mis meil täna läks okeilt. Ei pea isegi leidma seda, mis läks õudselt hästi, võib leida seda, mis läks okeilt. See oli meil täna fine, väga hea, sellega võime rahul olla, vaatame homme või järgmine nädal, millega me edasi tegeleme. Ja sellest piisab täitsa. Aga see ei ole nii lihtne, nagu ma räägin, et nagu ma ütlen ka, et see müüt enesekriitika kasulikus osas ja see nii-öelda selle väärtustamine ja selle veel soodustamine ja kõik see, et see on nagu täiesti omaette teema ja tegelikult sellest võiks tõesti millalgi rääkida kohe pikalt, sest et ma arvan, et see puudutab ka treenereid, see puudutab ainult sportlasi ja tegelikult on väga palju kihvti teadust, mida on nüüd ka juba sportlaste seas tehtud, et kuidas see enesesõbralikkus tegelikult on palju rohkem arengut toetav kui see enesekriitilisus ja seda on reaalselt uuritud. Uurijad on seda teinud, et kui õpetada ja see on jällegi oskuste õpetamine, et kui õpetada enesesõbralikkuse oskuseid, seda saab reaalselt nii-öelda treeningplaani järgi tegelikult õppida läbi erinevate harjutuste, igapäevaste sihukeste tegevuste, saab seda õppida arendada. Ja see on võrreldud, et kuidas see mõjutab nagu nii-öelda sportlaste arengut ja või arengul võib-olla natukene ei ole see õige sõna, vaid pigem nagu seda nende nii-öelda motivatsiooni, heaolu edasi pürgimist ja sellel on tegelikult positiivne mõju võrreldes enesekriitikaga. Et tegelikult seda on ka nüüd juba siis nii-öelda tõestatud, kui seda on jah, tundub nagu, et seda ei ole võib-olla isegi vaja teha, aga tegelikult natuke nagu on ka selles mõttes, et teadus on hea selleks, et annab nagu sellist alust nende asjade arendamisel. Nii et jah, kindlasti seda enesesõbralikkust saab treenida, saab harjutada ja see enesekriitika ei ole selline asi, mis on nii-öelda must asi, mille peal siis nagu areng ainult tulebki. Aga see ei kao ära, ta ei kao selles mõttes ära, et seda ei pea lihtsalt eraldi veel sinna juurde kasvatama või rõhutama, see on meil olemas niikuinii. Natuke nendest negatiivsetest emotsioonidest, et kui me tahame midagi väga nagu saavutada ja meil ei õnnestu, siis me vihastame või me oleme kurvad. Tegelikult see näitab sellest, et me hoolime sellest, et see on meil oluline, me ei saavutanud seda. Ja sama on ka see, et me väga liigina väga aeglaselt areneme, et evolutsiooniliselt me ei ole veel nii kaugele jõudnud, et meil see ohutunne oleks nagu kuklasti ära kadunud, et see ka meil aitab nagu pääseda mingitest olukordadest. Aga tundub, et see sama müüt on ka nagu üldse selliste negatiivsete tunnete kohta, et sa ei tohi tunda negatiivsed tunded, et sa võid olema kogu aeg täpselt see USA rõõmus happy. Ja be happy ja vikerkaared ja ükssarvikud ja et ma ei tea, kinnita või lükka ümber, kas siis negatiivsed tundeid on ka hea tunde, et ka tegelikult ma võingi pallist sellest väravast mööda, siis ma võingi korraks käega või jalaga trampida ja et ma ei pea maha suruma sellist enda tundeid, seda negatiivset tunnet. Ma olen täiesti nõus sellega,
ebamugavad tunded ja sellepärast ma ei nimeta neid jah, negatiivseteks negatiivsed ega tunded pole olemas. positiivseteks. Just, on tunded. On tunded ja tunded ongi täiesti variatiivne spektrum. Meil on kõiki vaja. Ja mulle meeldib rääkida, et tunded on tagasiside. Ta on tagasiside olukorra kohta. Ja sellepärast ei ole loogiline tunda väga sellise, ütleme, rumal viga on jälle halvasti öelda, ütleme vea tegemisel ei ole normaalne tunda rõõmu. Sest kui me ma jällegi tulles tagasi selle nii-öelda argumendi juurde, et mis ei ole minu argument, et tunded on tagasiside, siis kui ma tunneks rõõmu pärast seda, kui ma teen vea, siis ma ei muudaks mitte midagi. Sest tagasiside on see, et ma teen õigesti. Sest mõnusaid tundeid me tunneme siis, kui me teeme midagi õigesti. Aga kui me teeme vea, siis see ei ole õigesti, mis tähendab seda, et ma ei saagi tunda rõõmu. Küll aga on vahe sellest, kas ma tunnen tunnet või ma käitun vastavalt tundele. Ja nüüd ma tulen tagasi selle juurde, et viha võib tunda, aga ei pea käituma vihaselt. Samamoodi võib pettumust tunda, ei pea käituma pettunult. Niiviisi, et sul ülejäänud trenn on kõik selline, et sa oled mustas augus kuskil. Absoluutselt ei pea. Tunded, need puhtad tunded lähevad väga kiiresti üle, kui me ei käitu vastavalt nendele tunnetele, me ei proovi neid alla suruda, me ei proovi neid muuta ja me ei lähe nendega kaasa. Ja tavaliselt, mis juhtub, on see, et tundega tulevad kaasa mõtted ja mõtted on need, mis pikendavad tunnet. Kui ma nende mõtetega kaasa ei lähe ja arendan oskusid, et mitte neid toita, neid mõtteid, siis tegelikult see füüsiline tunne, ta ei ole mõnus, aga ta läheb üle. Ta tuleb ja läheb, ta ei kesta pikalt. Ja see on hästi kihvt, mul oli just, ma võin rääkida see on lihtsalt tore nende tunnetega, mul oli üks olukord, just tuli üks uus inimene, kellega ma koostööd teen ja siis temal oli just selline, temal oli teine tunne, tal oli hästi tugevalt oli tal selline kärsitus ja selline nagu ärrituvus. Ärrituvus on isegi õigem sõna, et tal oli ärrituvus ja ärrituvus oli nii enda vigade peal treeningul, kui ka näiteks ütleme liikluses, kui keegi teeb mingeid asju, mida peab passima või midagi, tal tekkis ärritus. Ja siis me õppisime päris pikalt, või mitte päris pikalt, aga õppisime nii-öelda süsteemselt enda tundeid siis märkama ja mitte oma mõtetega kaasa minema. See ei ole nii lihtne, nagu ma räägin, aga ütleme, see on arendatav. Nii, ja siis ta õppis seda ja siis millalgi, siis just hiljuti kohtusime, see oli nii tore, kus tuli. Ja siis ma ütlesin talle ka, et tead, järgmine kord, see oli nüüd enne seda, kui me nüüd kohtusime, ma annan sulle väikse väljakutse, proovi olla nii pikalt ärritunud, kui sa saad. Katseta lihtsalt, kui kaua sul õnnestub olla nagu tunde mõttes, füüsilise tunde mõttes. Ja kuna ta oli siis juba arendanud oskusid, et oma mõtetega mitte kaasa minna. Ja siis ta tuli ja siis ta naeris juba ette ja siis ta ütles, et tead, ma üritasin ja no ei õnnestunud. Et tegelikult seda füüsilist tunnet sa ei saa pikalt hoida, kui sa ei tee mitte midagi sellega. Sa ei lähe mõtetega kaasa, sa ei proovi seda muuta alla suruda ja sa ei käitu vastavalt selle tundele. Ja no pagan ei õnnestunud. Suht kiiresti läheb üle. Lihtsalt kadus ära. Tuli ja läheb. Ja tegelikult tunnetega nii ongi. Aga lihtsalt meil on jah selline natuke nagu müüt, et ja see on jällegi loomulik inimese kalduvus, kõigest ebamugavast me tahame vabaneda. Ja siis, kui tuleb ebamugav tunne, siis ma justkui pean sellest kohe vabanema, seda muutma, seda paremaks muutma. See on natuke see, et ma pean olema positiivne, kui ka see, et ta on justkui nii ebamugav, et ma pean teda väljendama. Tegelikult ei pea seda ka, ta läheb ära ise. Aga lihtsalt jah, see võtab aega, aga neid oskuseid saab jälle arendada. Ja see on tegelikult päris huvitav, et on isegi sellised oskused, et me saame õppida nagu oma nii-öelda tunnetel surfama natuke. Et ma nagu surfan sellega, näen, kuidas see tunne tuleb ja tunnetan seda ja natukene olen sellega ja siis vaatan, et juba läheb, et nagu ei saa tast kinni hoida lihtsalt. Aga see jällegi see ei ole nii lihtne, et aga arendatav, kõigil on arendatav, et see ei ole nüüd selline nii-öelda maagia ka, et mõnel õnnestub, mõnel mitte, et saab arendada, jah, aga sellega ma olen nõus, et kindlasti tunnetesse saab õppida uudishimulikult suhtuma. Nad ei ole halvad, nad ei ole positiivsed ega negatiivsed, nad on tunded, nad on meie sees, nad on füüsilised kuskil asjad, meie kehas toimub midagi. Ta on nagu keha energia põhimõtteliselt ja mitte voodoo energia, vaid päriselt nagu selline, ongi energia. Ja seda saab õppida märkama ja sellesse suhtuma teisiti. Ja siis on palju lihtsam nendele tunnetele ka ruumi teha niimoodi, et sa ei pea tast vabanema. Aga jah, nõus. Ei ole sellised nii-öelda negatiivsed või positiivsed tundeid, on tunded. Kõik on vajalikud. Me oleme siin nüüd tänases osas hästi pikalt rääkinud sellest oma väärtustest, enesearengust, kuidas olla parem, kust alustada ja väga palju huvitavat. Et kui nüüd meie kuulajad mõtlevad, et okei, väga inspireeriv,
ma tunnen ennast ära mõnes olukorras siin, et ka mina tahaksin hakata nüüd enda kallal siis tööle ja vahet ei ole, kas nad on siis seal augus praegu või tahavadki lihtsalt areneda, siis kuhu sina nad suunaksid? Mis on see esimene samm, et kas ma hakkan midagi lugema, kuulama, kas ma panen kohe aja spetsialisti juurde, et mis see esimene samm võiks olla? Vot see on, ma arvan, minu viimase aja kõige raskem küsimus, kui mult keegi seda küsib, sest lihtsalt ongi see, et ei olegi praegu ausalt öeldes individuaalselt minul teadmisi, kelle juurde suunata. Sest lihtsalt ma tean, et mu kolleegidel on sama seis. Et lihtsalt ei ole ruumi, mitte see, et ei tahaks, sest ma jällegi arvan, et mitmed mu head kolleegid, kellega ma rohkem kokku puutun, kahjuks töötavad üle juba ammu, mis jällegi ei ole see, mida ma tahaks nagu kahe käsi kokku lüüa, aga lihtsalt see on olukord. Nii et selles suhtes on kahjuks olukord selline, et väga paljud ei saa võtta praegu. Ma loodan, et ikkagi on neid ka, kes saavad, võib-olla just need, kes on nagu alustamas oma karjääri, aga ma tean et need, kellega mina rohkem suhtlen, neil ei ole lihtsalt ruumi. Nii et selles suhtes üks ühele toetust leida praegu ongi raske natuke. Ei ole võimatu, aga on raske. See on aus olukord. See ei tähenda seda, et ei saa, aga lihtsalt see võib aega võtta, et see ei pruugi tulla nüüd ütleme lähikuul, et see võib olla lihtsalt mitme kuu protsess. Nii et esimesed väiksed sammud võivad olla tõesti juba see, et kuna tänapäeval ju noored päris palju ka loevad, vaatavad mingisuguseid võib-olla videosid, et neid võib-olla tasub uurida, aga samas on ka kahjuks see, et eesti keeles ei ole peaaegu midagi. Eesti keeles sükseid häid allikaid, kuhu ma nüüd oskaksin suunata, kahjuks ei ole. Nii et me oleme hetkel selles mõttes jube kehvas seisus, et me ise ei saa nagu otseselt pakkuda ja meil ei ole ka väga kuskile suunata. Sa ütlesid, tahad kirjutada ju. Jah. Et siis oodata seda just, suurepärane. Kusjuures see mul on mõttes, et ma olen ikkagi mõelnud selle peale, et ma tahaks tegelikult kirjutada nagu sükse lihtsasti loetava raamatu ka, aga see raamatute kirjutamine on väga pikk ja aeganõudev protsess. Samas ma ikkagi arvan, et see on oluline, et eks natukene mõtted sinna suunal käivad ka, aga ei kujuta ette, millal sinna jõuab. Nii et, ja kahjuks on ka see, et jällegi internetist võib leida väga head, aga võib leida ka väga jama. Et sealt võib leida väga palju seda, et kuidas mõelda positiivselt, kui on raske ja ütleme kõik muu sinna juurde, et seal võib olla väga palju jama ja sealt võib leida, kahjuks ma olen ka näinud tulles tagasi selle juurde, et ma olen täna rõhutan mitu korda, et kui oluline on see, et võtta paus ja puhata ja siis kui noored vaatavad tippsportlaste mingisuguseid välja lõigatud mingisuguseid videosid või mingeid YouTuberid, ma ise ei ole seal maailmas ja ma ei tea, kes umbes ajavad ikka seda müüti, et kuidas peab tegema 2 korda päevas terve nädal kogu aeg järjest ja nii, ma ei tea, ütleme terve aasta läbi, eks ole, ja siis nad võtavad sealt inspiratsiooni, siis ei aita kaasa. Et kahjuks on ka see, et see filter see filter tuleb luua, aga noortel endal ei pruugi seda filtrit olla. Et selles suhtes jube raske on sellele küsimusele vastata, sest et see ongi väga keeruline praegu. Et kust nagu tegelikult seda abi leida, et selles suhtes ma jällegi võib-olla julgustaks noori nagu natukene grupeeruma. Et kui nad ise leiavad, et võt see on, eriti kui sa nimetasid ka, et see nagu kõnetab ja ma tahaks ennast arendada selle suuna, et mul ei ole nii isiklik teema, vaid ma lihtsalt tahan arendada oskuseid, kuidas nagu oma spordis paremini toime tulla, siis miks mitte grupeeruda, rääkida oma tiimiga, tiim võiks rääkida treeneriga ja treener võiks siis mõelda nagu edasi, et mida me saaksime süsteemselt oma treeninggrupile või miks mitte tervele klubile pakkuda, et siis saaks jällegi pöörduda eksperdi poole niimoodi, et ta teeb mingit süsteemset aega spordiklubiga koostööd või treeneritega koostööd ja see kestab mingit aega, on selline mõeldud välja mingi süsteemne programm, eks ole, versus see, et üks ühele koostööd teha. Et see üks ühele koostöö tegemise ja leidmine, ma arvan, praegu kõige keerulisem. Nii et selles suhtes, aga julgelt grupeeruda, teha midagi süsteemset ja sellest võiks ju ka terve klubi treenerid ka samamoodi kasu saada, et see oleks võib-olla isegi parem variant, sest tänapäeval noortel ja treenerile omavahel võiks olla sellised avatud suhtluskanalid ja siis miks mitte pakkuda seda ideed välja, et kas me ei võiks sellist asja ka proovida sisse tuua ja alustadagi kas või väike samm haaval, lihtsalt kas või hariduslikult alguses, et lihtsalt laiendada teadmisi näiteks, aeg-ajalt ütleme kui joonistada mingisugune võimalik programm, siis näiteks ekspert käikski korra kuus, ütleme spordiklubi juures, on ju treeninggrupi juures, võtavad mingi konkreetse väikse teema, mingid väiksed oskused, tegelevad selle ühe väikse oskuste grupiga terve hooaja näiteks, üks variant.
siis on see, et see spetsialist tuleb sinna, ütleme, 45 kuni tunniks ajaks, eks ole, võib-olla 1,5 tundi, kui tal võimalusi on, ja siis on see töö süsteemne, see on järjepidev, treenerid on seal kaasas, on ju, et noh, see on palju parem lahendus praegusel hetkel kui see, et üks-ühele koostööd leida. Aga selge see, et kui on mingisugune väga isiklik teema ja juba raskem olukord, siis ikkagi peab leidma selle üks-ühele võimaluse. Ja siis lihtsalt tuleb varuda kannatlust ja proovida uuesti ja selgitada oma olukorda, et ega muud varianti jah, kahjuks ei olegi praegu. Kuna meile meeldib üleskutseid tavaliselt teha, siis teeme üleskutse ka praegu siis nendele klubidele ja mängijatele, et kui ongi mingi teema, kõigepealt grupeeruge ja rääkige oma treeneriga ja siis loodetavasti klubid võtavad selle initsiatiivi ja leiavad siis spetsialisti, kes saab tulla ja aidata treenereid ja mängijaid. Ja teine üleskutse on, kuna naisjalgpallurid õpivad ka oma karjääri kõrval, et minge siis TÜ magistrisse spordipsühholoogiat õppima, sest kui sul endal selline taust on ja huvi pakub, siis seda parem spetsialist iseenesest võiks ka ju tulla, kui sa juba natuke seda maailma ju tajud selles mõttes. Kindlasti selle 2 käega kirjutan alla ja meil on ka praegu selles mõttes üks asi on see Tartusse magistriprogramm, aga teine asi ka see, et me töötame selle nimel, et saada ka toetust praktikakohtadele, nii et luua neid võimalusi praktikateks ka nendele, kes seda magistriõpet siis teevad, sest neil on praktika aasta vaja läbida, nii et me juba praegu tegeleme sellega, et luua neid praktikakohti ja neid juba neid on kohe kuhjaga, kuhu saab nagu inimesi nii-öelda suunata ja kindlasti meie oleme valmis ka olema need nii-öelda praktikajuhendajad, nii et selles suhtes absoluutselt julgustan pöörduma sinna, kellel on huvi, nii et jah, see praegu on olukord selline. Aga hästi raske ülesanne vol 2, et kui sa nüüd kuulajate jaoks kokku võtad, et enamus meil jalgpallurid kuulavad, et mis me siin täna rääkisime, et kokkuvõtvalt, mida siis see jalgpallur siit võiks nagu kaasa võtta, et tema hooaeg tuleks hea, positiivne selles mõttes. See kõige olulisem oli siin praegult. Jaa, seda on raske teha, sest mul ongi selline tunne, et ma ise hüppasin ka igale poole nagu laiali, et me läksime ikkagi nagu mingi 1, 2, 3, 4, selline ülevaade kõigest, see on nagu selline suur ülevaade igasugustest oskustest, mida võiks vaja minna. Ma arvan, et võib-olla selline peamine on ikkagi see, et leida üles enda jaoks need endal olulised väärtused, ma tulen jälle nende juurde tagasi, leida kas või näiteks 3 tükki ja sinna juurde, väärtust juurde kirjutada käitumisi. Millised käitumised neid väärtuseid minu igapäevatreeningutel ise loomustavad ja proovida võtta need väärtused ja nende järgi tegutsemine justkui enda teejuhiks selleks hooajaks ja nende juurde aegalt tagasi tulla, analüüsida neid, küsida enda käest, kuidas mul nendega läinud on, märgata neid hetki, kus ma nende järgi tegutsen, hinnata neid hetki, hinnata oma õnnestumisi, ma arvan, et see on hästi tähtis, et me sellest üle ei sõida ja võtta puhkust korralikult. Võtta puhkust regulaarselt, magada regulaarselt, üli tähtis, et me nagu tagame selle, et mul on kõigepealt ressursid olemas ja siis ma saan alles rääkida sellest, et ma tahan, et mul hästi läheks mängudes ja treeningutel, et see on hästi tähtis. Nii vaimsed ressursid kui uneressursid ja füüsilised ressursid, et see peab lihtsalt olema A ja O. Nii et, ja mitte ära unustada teist elu ka, et see toetab sinu nagu seda nii-öelda, ma räägin selle kujuteldava inimesega, et see toetab tegelikult tõesti seda motivatsiooni, et kui sa nagu ei unusta ära seda, et sa oled lisaks jalgpalluri rollile, sa oled ka sõber, sa oled ka perekonnaliige, sa oled ka kellelegi võib-olla lapselaps, sa oled kellelegi õde, vend, et seda mitte ära unustada ja neid rolle ka tähtsustada. Sa oled õpilane, sa oled klassikaaslane ja nautida ka neid hetki, et kui sa oled jalgpallist eemal, siis täielikult keskenduda sellele ja siis, kui sa oled jalgpalli tagasi, sul on palju rohkem energiat, et olla seal täielikult kohal. Et rohkem sellist kohalolu ka nende tegevustega, kus sa oled. Ja võib-olla üks asi, see ka, mis siin lõpus üles tuli, mis tegelikult on laiem teema, aga oluline teema just seesama, et õppida ka aru saama, et igasugused emotsioonid on normaalsed. Aga jah, see on juba raskem, kuidas nendega mitte kaasa minna, aga see on tehtav, ütleme nii, see on tehtav, jah. Ma arvan, meie hüpoteetiline jalgpallur on päris palju nagu mingid suundi ja mõtteid selles mõttes kätte saanud, et kuhu liikuda ja et me tõesti võiksime vist väga, nagu sa ütlesid mitu korda, et need teemad on nii laiad ja nendest ühest teemast võikski siin juba päev otsa rääkima jääda, aga kõht on tühi, et peame lõpetama. Aga tegelikult suur aitäh, et ma arvan, et sellest on väga-väga palju kasu meie
kuulajatele, kellel tegelikult hooaeg alles märtsis algab, et natukene võib-olla ennast teistmoodi häälestada. Nii et suur aitäh! Aitäh teilegi, väga huvitav kogemus ja jõudu jaksu kõigeks selleks, et ma arvan, et see, mis teie teete ka, on nagu väga suur asi, et just seda teadlikkust tõsta ja tõstatada igasuguseid erinevaid olulisi teemasid, et ma väga loodan, et teil tuleb neid kuulajaid järjest rohkem juurde ja kindlasti, kui on mingid huvipakkuvad teemad, et nagu ma ütlesin ka, et raamatut kirjutada ei jõua, aga ütleme, teemadel rääkida mulle meeldib, nagu täna näha on. Nii et ma loodan, et kuulajad ka väga magama ei jäänud nende pikkade monoloogide juures, mis ma pidasin siin. Nii et ühesõnaga suur aitäh teile ja väga lahe, mis te teete, et kindlasti tuult tiibadesse sellega. Aitäh, Kristel! Fini! Juhuu! Purgis! See oli tõesti tore.